Tere tulemast kuulama järjekordset osa Tulevikus täna podcastist. Sel korral võtame ette mõnes mõttes ringmajanduse või selle, kuidas me mingisuguseid materjale ja ressursse saame taas kasutada. Ja seda mitte nagu prügimajanduse kontekstis, et kuidas me siin paberit ja muud sorteerime, vaid vaataks natuke siis keerukamaid asju nagu auto, akud, tuulikulabad ja nii edasi. Ja selleks oleme kutsunud saatesse külla ka ühe külalise, kes saab ennast ise tutvustada. Tere, minu nimi on Ivar Kruusenberg ja mina olen keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi vanemteadur, juhin energiatehnoloogiate töörühma ja lisaks olen ma ka kütuselemente ja elektrigeneraatoreid tootva ettevõtte PowerUp Fuel Cells juht. Ja siis on veel ka Up-Catalyst, mis teeb ka veel igast asju. Ma olen ka Up-Catalysti nõukogu esimees, mis teeb CO2-st süsiniku materjale erinevaid ja nendest ma võin rääkida ka lähemalt. Just, et vaatame, et neid teemasid on siin päris laialt, aga no siuke hästi klassikaline, alati kui ma olen, kuna see elektriautod on selline, nüüd tegelikult juba palju vähem siuke konfliktne teema, aga endiselt seda aeg-ajalt ikka ketrakus tuuakse välja, et ühe elektriauto aku tootmiseks on vaja kui palju siin, ma ei tea, liitiumi, koobalti maad kaevandada ja teha igast asju. Aga tegelikult mingi maani see kontseptsioon ju oli, et selle aku eluaja jooksul laias laastus nende nagu keemiline koostis väga palju ei muutu. Et see liitium käib seal edasi-tagasi ja mingil määral võib-olla tekib seda liitiumi nagu plaatimist sinna peale, aga põhimõtteliselt sul ei teki seda, et sul, nagu sul kütuse põletamisel tekib, et sa põletad need komplekssed molekulid ära ja saad CO2, vett, lämmastikku, väävlit, mida iganes on ju. Et mida sa nagu tagasi ei pane nii lihtsalt. Aga vaata, kui sa võtad selle auto aku ette, siis 10 aastat, 20 aastat pärast seda, kui ta oma elu lõpetab, keemiliselt on ta laias laastus ju sama. Keemiliselt on ta sama, et kõik, mis sinna sisse läks, üldjuhul seal ka olemas on ja seda saab ümber töödelda otse loomulikult. Just, aga kaugel me oleme sellega? Selles mõttes, et ma saan aru, et väga palju seda pole ka veel vaja olnud, sellepärast, et päris nagu elukaare lõppu akusid nii tohutult palju veel pole jõudnud, sest enamasti nad lähevad nagu sekundaarkasutusse kuhugile, ma ei tea, statsionaarsete akude või millegina. Ja seal on tegelikult et see meie visioon sellest ümbertöötlemisest ja selle vajadusest on võib-olla suurem kui see reaalsus tegelikkuses. Et otse loomulikult elektrisõidukeid me näeme, neid Teslasid, e-trone, kõike muud tänavapildis on tegelikult juba päris palju, aga nende akud on oma elu ja alguses. Võib-olla kõige, ma arvan, lähemal ümbertöötlusvajadusele on täna need Mitsubishi e-Mevi akud, mis omal ajal osteti meile sotsiaalhoolekande jaoks ja mis tõepoolest tänavapildist praktiliselt kadunud on. Ja need on mingi umbes 15 aastat vanad. Jah, et nende akud on kindlasti oma elu ja lõpus või on juba lõpp, et kusagil jäätme hoidlas, mis selle kõige suurem võib-olla ümbertöötlust vajavate akude hulga selline nagu allikas on täna meie elektroonikatooted. Seal on telefonid, seal on samuti sülearvutite akud ja tööriistade akud. Ja neid tekib tegelikult massiivselt. Ja täna nende akude puhul on see, et kõik need komponendid seal eksisteerivad just nimelt nagu sa ütlesid, aga nende ümbertöötlus on ütlemata ebameeldiv tegevus ja teine asi on see, et ka nende hoiustamine ja transport on ebameeldiv. Ja see, mis selle ebameeldivaks teeb, on see tuleohtlikkus. Et kui me vaatame kas või YouTube'ist otsime mõne ilusa videoklipi liitiumi aku põlemisest, siis see põleb päris ereda leegiga ja see temperatuur küündib üpris kõrgele ja seal, kuna neid akusid seal pakis on reeglina rohkem kui üks sütib, siis ta sütitab kõrval tänu kõrgele temperatuurile kohe järgmise.
Seal vist küll sõltub sellest keemiast ka mingil määral, et kas ta on LFP või NCA või... Ja seal ongi, me täna otsime ju oma tehnoloogiate tarvis võimalikult suure energiamahtuvusega akusid ja mille sageliga, mille tühjaks laadimise võimsus on üpris suur, mis põhjustabki tegelikult selle, et see aku keemia on pigem selline reaktiivne. Aktiivne ja mida rohkem sa tahad sealt vurtsu kätte saada, seda volatiilisem ta on ka siis, kui ta käest ära läheb. Just nimelt. Ja need, mis on täna kõige stabiilsemad, nende on omakorda teatud piirangud nii tühjaks laadimise kui ka mahtuvuse osas. Ja seetõttu aga me üldiselt kasutame liitiumi, koobalt akusid ja lisaks veel ka liitium-joon superakud on uus asi, kus on joonsed vedelikud sees, kõik muud asjad, mis on niikuinii täna juba akudes, et ja see need on ütlemata tulevatlikud, rääkimata sellest, et liitium iseenesest reageerib üpris hästi, kui ta viia teatud heasse keskkonda. Et jah, aga sealt tulles selle taaskasutamise juurde, siis meie ettevõtted Euroopas tegelevad ümbertöötlemisega, on tegelenud sellega päris tükk aega, aga mis kõige suurem probleem on see, et ümbertöötlus jaguneb pürolüütiliseks ja hüdrometallurgiliseks. Ehk siis üks variant on põletada, kogu see aku purustada, põletada ja siis võtta sealt magnetitega välja metallid. Ja selle käigus me liitiumi koos grafiidi ja polümerse osaga siis lihtsalt põletame ära ja see lendab kõik õhku. Hüdrometallurgiline on keerulisem, seda ei ole praegu väga palju rakendatud. Aga nüüd seoses selle massiivse akude liitium on akude just turule tulekuga ka autotööstuses. Ja seal lähevad massid nagu üles. Ja seal on massid lähevad üles ja kuna üks põhilise probleeme otse loomulikult keskkonna jalajälg on üks asi, aga mis on Euroopa Liidu jaoks ja ega ka Ameerika Ühendriikides võib-olla kõige põletavam probleem on see, et kust kohas see toore tuleb nii koobalt, liitiumit Ladina-Ameerika riikidest, Aasiast, koobalt tuleb Aafrikast ja meil seda koha peal ei ole. Väga ilus väljend inglise keeles on urban mining, mis on sisuliselt nii-öelda linna kaevandamine, et me kogume selle jäätme kokku ja me saame sealt need samad tööstuse jaoks vajalikud metallid tagasi. Ja õnneks on poliitikud sellest aru saanud ja Euroopa Liidus on nüüd aku raamprogrammi käigus siis loodud direktiivid, mis näevad ette, et tegelikult peaks koguma selle akujäätme kokku, mitte seda kuskil matma, mida ka on tehtud. Ja see peaks olema 70% akudest siis 2030. aastaks, aga hea uudis on see, et selle aasta lõpuks peab see olema 65%. Juba. Jah, väga palju seda. See on üks aspekt, teine on see, et see urban mining saaks toimuda, siis on pandud ka tegelikult akutootjatele ette piirangud, millega nad siis peavad tegelikult selle koobalti, nikli, alumiiniumi, vase ja ka liitiumi, mis seal sees on kõik eraldama ja sellest peab olema siis 12% koobaltist, 80% pliist, kui me räägime pliiakudest, ja 4% liitiumist ja 4% niklist peab olema siis 30. aastaks uutes akkudes taaskasutatud materjali kujul. Ma just mõtlesin, et sa räägid nii madalatest numbritest, ega sa ometi ei räägi sellest palju sealt kätte saadakse, vaid see on juba see, mis peaks uutesse akkudesse minema. Uutesse akkudesse, ehk siis sealt luuakse eeldus ja need numbrid ongi alguses väiksed, sellepärast, et otse loomulikult jäädet tuleb alguses sisse palju vähem, kui sul uut kaupa välja läheb. See on üks väga suur aspekt, teine asi on see, et see taaskasutatud materjal õigemini
ümbertöötlusest tekkiv materjal on kallim sageli, kui seda sealt kuskilt Kongost või Hiinast või Tšiilist kokku ostes toormena. Et see on üks teema ja ega tegelikult siit me jõuame ka selle sama probleemini, et miks meil Euroopas täna seda tehakse suhteliselt vähe on ja miks Hiinas on seda, Hiina akud meil nii lihtsasti kättesaadavad on see, et täna Euroopas see puhtalt nagu tooret tuues ja siin tootes on toorme hinnad on juba sama kõrged kui Hiinast tulev terviklik akupakk. Nojah, aga samas on jällegi see, et eks me peame tänast geopoliitilist olukorda vaadates, siin juba enne nagu seda suuremat nagu konflikti USA ja mis siin kõik toimub, tegelikult oli juba arutelu selle Euroopa strateegilise autonoomia üle, ehk siis tegelikult selle üheks suureks lõvi küsimuseks minu meelest ongi see sama tooraine, need baasmaterjalid, et tegelikult ta võib küll olla ümbertöötlusest kallim, aga kui sa ühel hetkel oled mingisuguses tariifi ja mingi kaubandussõjas või veel hullem nagu kuumas sõjas on ju, siis tegelikult sa ei saa loota sellele, et sa saad võtta kuskilt Aafrikast või Aasiast või Ladina-Ameerikast seda ressurssi. Et ühel hetkel võibki olla nagu see vajadus, et see ressurss, mis sul käes on, et sa seda kõike nagu korduval kasutad, sest muidu sa jääd hätta. Siis tegelikult täna ega paljud ei tea, et Ladina-Ameerika praktiliselt kõik liitiumimaardlad on Hiina ettevõtete omanduses. Ehk Hiina täna sätib meie jaoks neid toormehindasid nii nagu nemad seda heaks arvavad olevat. Et see on ka see põhjus, miks meil täna juba on tegelikult see toore meie jaoks kallim kui need Hiina terviklikud akud. Ja ma arvan, see ongi see sama mõnes mõttes suhteliselt valus lähenemine tollitariifide ja kõige muu osas uutele akudele, et aga see kindlasti energiajulgeoleku mõttes ja üldse julgeoleku mõttes on oluline see taaskasutamine, et meil on see just nimelt see, et koobalt on siit endalt vanadest akudest kättesaadav selle asemel, et me peaksime sõltuma kellestki teisest ja liitiumiga samamoodi. Aga jah, et selle ümbertöötlustehnoloogia juurde tulles ja et täna liitiumit ei praktiliselt uuesti kätte ei saada, see on mingi selline üks väga unikaalne tehnoloogia, mida me oleme Eestis ise arendanud. Keemilise bioloogilise füüsika instituudis on töörühm olemas, kes akude ümbertöötlust ja seda tehnoloogiat igapäevaselt arendab ja nemad on saanud seal kätte efektiivsuse 88%, ehk siis seda liitiumit on võimalik sealt suhteliselt kõrge protsendiga uuesti kätte saada ja uutesse akudesse suunata. Aga see sõltub ka sellest, mis elektrolüüt sul seal on, sest ta on seal on ju, liitium on sul seal elektrolüüdi sees on ju. Ja mitte väga, et otse loomulikult akukeemiast, aga pigem on nagu see, et täna mida tehakse, purustatakse see aku ära ja kõik muud komponendid laevad seal täpselt samamoodi selles kogusegus, et kas seal on, palju seal niklit sees on, kas ta üldse seal on, palju seal rauda on, kõik need tegurid hüdrometallurgia puhul mängivad üpris suurt rolli. Aga mis on veel unikaalne on see, et varasemalt seda grafiidi poolt ei ole üldse vaadatud. Mis on tegelikult liitiumionakude anoodi põhikomponent. Ja seda grafiiti samamoodi meil Euroopas täna ei kaevandata ja see tuleb peamiselt Aasiast. Ja suuremad maardlad on veel Kanadas ja taaskord riikides, mis asuvad meist üpris kaugel. Ja see grafiiti uuesti kätte saamine on, ma arvan, väga suur asi ja seetõttu on Euroopa Liit on ka grafiidi lisanud kriitilise toorme hulka, mida peaks ümber hakkama töötlema ja mida peaks sealt anoodi poolelt kätte saama. Ja ka siin on, ma arvan, et Eesti on heas kohas, et see ka selle grafiidi uuesti kätte saamise tarvis on tehnoloogia täiesti olemas, eksisteerib. Ja seda sama tehnoloogiat on Northvolt oma tütarettevõtte kaudu, Revolti kaudu näiteks teinud, aga
aga nad on täna paar aastat isegi oma arenduses maas võrreldes nüüd meie oma siin Eesti teadustööga. Et ma arvan, et see urban mining võiks olla ka Eesti, kui me räägime Eesti majandusest, et selline huvitav asi, mida nagu vaadelda ja mida teha. Sest pliiakusid meil suures koguses ju tegelikult töödeldakse täna ümber. Liitiumiakusid võiksid samamoodi teha. Ma mäletan ka seda, et see on nüüd nagu siuke natuke hägune number, ma peast ei mäleta, aga üldiselt kõigist jäätmestest, mis tekib, meil erakasutuses tegelikult tavainimestel on sul juba see jäätmete sorteerimine asi, läinud juba päris heaks ja läheb nagu siin lähiajal veel paremaks, küll nõudmise põhiselt on ju, aga tegelikult juba sorteeritakse päris hästi. Aga tegelikult see põhiosa kogu nagu jäätmetest, mis tekib ja mida ei sorteerita või taaskasutata, on tööstuslik. Ja nagu väga paljudes tööstuslikes komponentides on ju ta täna lähebki põhimõtteliselt ladustamisele või seda, ta ei lähe nagu taaskasutusse. Et see, just nimelt see urban miningu põhimõte, et sa võtad need ressursid uuesti nagu kasutusse, seda saaks kõike võtta, see on kallis lihtsalt, on ju. Võrreldes sellega, et kui see ressurss on niisama odav, sõltub ressursist. Aga et kui ta on niisama turult odavam, on ju, siis sellele taaskasutusele ei taheta nii palju ressurssi panna. Ja sellepärast tegelikult Euroopa Liit on väga edumeelselt hakanud rakendama toodete, ka tööstuslike toodete passe. Ehk sa pead täna tootja peab üles märkima, milliseid toormeid on ta kasutanud, kui palju ja sealt lisaks andma ESG raportide kaudu ka teada, mis on nende toodete eluiga, et oleks võimalik ennustada, millal mingi toore vajab ümbertöötlust ja siis sealt ka edasi et sealt saaks vastavalt tööstuse arendada sinna juurde, ja. Et viia see tsükkel lõpuks ikkagi päris ringmajanduse tasemele, kus see eluea lõpetanud toode ongi taaskasutatud sellisena või ümber töödeldud õigemini sellisena, et see toore jõuab uuesti selle tootja juurde ja ta teeb uue toote sellest. Ehk siis see palju kirutud ESG raport on tegelikult nagu hea asi. Tegelikult on ta hea, et küsimus on lihtsalt, kuidas teda võib-olla täita ja kuidas teda lihtsustatuna täita saaks. Ja see võib-olla see digitaliseerimise aspekt seal, et see ei pea seda paberit määrima ja tõesti see on ju ettevõtjale ebameeldiv, aeganõudev, ükskõik milline statistiline dokument. Aga jah, nii ta on ja ma arvan, et see on, iseenesest on hea ja küll me jõuame selle digitaliseerimiseni ja sealt ma arvan, et ka on tulnud need samad nii akude kui ka muu tööstuse tarvis mingisugused realistlikud numbrid, mida annab ümber töödelda kogused, need ei ole võetud kellegi suva järgi, eks need on nendest samadest ESG raportitest, mida mõni aeg tagasi hakati juba sundima meid täitma. Eks meil on tegelikult neid materjali asju veel, et üks hästi palju nagu räägitud komponent tegelikult veel on need tuuleturbiinide labad. Et vaata, kuna tuuleturbiin peab olema mitukümmend aastat istuma seal suurte jõudude käes, siis ta tegelikult peab olema siuke üpris mitte lihtsalt purunev, mis tähendab, et ka selle ümbertöötlemine on üpris mitte lihtne. Ja sest, et seal inimestel, kes ei ole kursis, siis sarnaselt väga suure rõual olevatele balloonidele, kuulivestidele, mille iganes tehakse täna süsinikfiibri ja epoksivaikude abil. Laotakse kiht-kihjaaval omavahel kokku ja süsinikfiibrid, need kiud seal, need on põhimõtteliselt pea et hävimatud. Hea näide on see sama Elon Muski satelliit, mis Poola taluniku hoovi prantsates. Kui muidu atmosfääris üldiselt asjad põlevad ära, siis need detailid, mis süsinikfiibrist olid, need olid suhteliselt terviklikuna sinna hoovi sadanud. Et seda on äärmiselt raske kuidagi moodi ümber töödelda, mis tähendab jällegi nagu seda, et eks need fiibrid, kuna need tugevad on,
kui me sealt selle epoksuvaigu kuidagi vahelt ära saame, siis õnnestub neid kusagil tööstuses uuesti kasutada ja see on tegelikult ka midagi, millega on nüüd tegeletud viimased, ma ütleks, 5-10 aastat aktiivsemalt. Kahju, et sellega hakatud varem tegelema, sest et arvati esialgu, et tuulikulabad vast on lõputu elueaga, nii nagu paljude asjadega reklaamitakse alguses, et kestavad terve igaviku, selgus, et päris nii see ei ole, sest et need kihid hakkavad sealt ikkagi omavahel lahti tulema ja teatud erosioon seal ikkagi on, mis siis tähendab seda, et lõpuks need tuulikulabad tuleb asendada uute labadega, mis on ilusad siledad ja millel ei ole tekkinud ei erosiooni ega kihtide eraldumist. Ja selle tuulikulabaga, mis sellega teha saab, samamoodi nagu liitiumioonaakudega esialgu pürolüüsiti, kui seal on võimalik neid labade detaile siis kuumutades saada need epoksuvaigud sealt aurustuma, nii et sealt tekib siis nii etüleeni, teeni, seal on metaani võimalik kätte saada ja ka kurjad keeled räägivad, et vesinik on võimalik toota. Ja lisaks siis tekib seal teatud hulk sellist musta tahma, mida saab näiteks musta värvi kilekottide või autorehvide tootmiseks ära kasutada. Ja teatud määral tekib sealt ka õli, mille siis omadused on küll suhteliselt kehvad, aga seda õli ikka saab rakendada siin ja seal. Nii kütteõlina kui ka teatud aplikatsioonis ilmselt määrdeõlina. Et teda annab ümber töödelda küll ja need fiibrid, mis seal on, ka neid saab uuesti kasutada. Tõsi, need uuringud on näidanud, et uute tuulikulabade tegemiseks võib-olla ei sobi. See kvaliteet on teatud määral halvem, aga neid fiibreid saab kasutada siis mujal. Kas on mingi madalamad nõuded? Kus on madalamad nõuded just nimelt? Siis ma olen näinud ka sellist terviklikku taaskasutust, mitte küll täis tervikuna, aga kuskil oli kontseptsioonina sellest tuulikulaba kumerusest oli lõigatud ära nagu tükid ja tehtud bussi ootepaviljonideks. Et see katus, mis nagu, et ta oleks nagu hoiab tuult eemal ja et ta oligi minu meelest niimoodi, et ta oligi nagu maast kuni katuseni niimoodi siuke kumerus. Et ei ole vaja omavalitsustele osta kalleid ootepaviljone, paneme tuulikulabad. Just, et kuskil hiljuti nägin sellist pilti, et ka see on nagu geniaalne taaskasutus, sest kui ta on nii tohutult ilmastiku kindel, siis ja selleks saab mida iganes laste mänguväljakule mingeid pikkasid pinke teha. Lase fantaasial lennata. Just, ja kestavad pikalt ja ei vaja kogu aeg nagu ümber tegemist. Just, ja siis, kui me juba söest räägime, siis tuleme upcatalysti teema juurde ka, et CO2-st süsiniku tegemine. See tegelikult läheb sinna natuke selle carbon capture alla, ehk siis sa võtad atmosfäärist või asjast, mis oleks muidu läinud atmosfääri, võtad süsiniku uuesti kinni. Ja teine variant on see, et suitsugaasist on võimalik ju ka teha tegelikult võtta süsiniku välja. Et eks ta on selle süsiniku püüdmise alla läheb suitsugaasiga, ainus probleem on see, et seal on seda CO2 suhteliselt vähe. Inimesed arvavad, et seal on seda palju. Tegelikult on seal 10-15% CO2, aga samas, kui me selle kätte saame, siis on päris hästi. Ja eks need muud asjad, mis seal on vääveloksiidid, lämmastikoksiidid, teatud määral imekombel nad seonduvad sinna süsinikustruktuuri ka, mis teevad nad omakorda selle söe võib-olla paremini kasutatavaks teatud huvitavates aplikatsioonides nagu kütuselemendid on. Sest et Power-Upis me teeme elektrigeneraatoreid, aga seal on tegelikult tehakse ka kütuselemente kosmoseagentuuri jaoks. Ja seal on neid
CO2-st tehtud süsinikmaterjale ja just nimelt heteroatomitega, lämmastikuväävliga, need asjad dopeeritud materjalidest tehtud päris huvitavaid ja väga-väga kõrge aktiivsusega katalüsaatormaterjale. Et seda sütt kasutatakse siis katalüsaatori kandjana, teda pannakse plaatina nanoosaks, et pannakse selle keskkonnasõbraliku söe pinnale ja siis ja sellega siis kaetakse kütuselemendi membraan ja tehakse sellest siis elektri tootev seadeldis, mis loodetavasti läheb siis kas kuukulguritele või kuskile Marsile. Unistada tasub. Ja siis see kütuselementidel on samamoodi, see ümberkasutus on oluline teema. See plaatina tuleb sealt uuesti kätte saada, söepulbreid uuesti kasutada, aga plaatina saab päris hästi kätte ja need plaadid, mis seal on juhtivad, elektrit juhtivad plaadid, siis need lähevad täiesti uuesti kasutusse 100%. Ehk siis, ma tean, et üks elektrolüüserite nagu mis neid nagu ongi kalliks teinud on see, et nende eluiga on endiselt mingil määral piiratud, et jah, ma ei tea, kas nende hinna mõttes veel omab nagu sisu, et kui sa selle nagu taaskasutada seal nagu komponendi sealt välja võtad, et kas sa saad järgmise generatsiooni aparaati selle võrra kergemaks või mitte kergemaks, vaid soodsamaks või mitte? Saad 30-40% tegelikult soodsamaks. Okay. Et täna tehakse osad ettevõtted, kes on oma asjadega masstootmises, elektrolüüserite, kütuselementidega. Ja tegelikult on meil PowerUpis ka tooted, mis me välja saadame, kui inimene oma vana seadme tagasi toob ja me saame tema vanast seadmist komponente kasutada uue tegemiseks, mis talle siis välja saab saadetud, siis on tema uus toode 30% soodsam. Okay, siis see tegelikult võib aidata nagu selle, sest vesiniku puhul on tahes-tahtmata alati olnud see, et ta on küll siuke hea energiakandja, siuke huvitav, saad erinevates keemilistes koostistes kasutada, aga tema majanduslik pool veel ei ole olnud nii nagu tasuv, et eriti nagu see, kui sa tahad teha elektrist vesinikust elektrit, et see läheb nagu, et kui seal saab nagu selle elektrolüüseri enda nagu kapitalikulu nagu alla tuua ja ta eluiga pikemaks selle kaudu, siis annab ka jälle natukene selles ökonoomikasse paremaid numbreid. Ja, et tegelikult kõikides nendes energiatehnoloogiates täna kogu selle ahela siis tervikuna kokkuviimine koos selle taaskasutamise aspektiga võimaldab seda hinda lõpuks märkimisväärselt alla tuua ja kui sul on massid ka taga, elektriauto hea näide, et kui ikkagi seda jäädet tekib kolossaalses koguses ja meil on võimalik sealt saada seda tooret uuesti tagasi, et esiteks tootmine iseenesest läheb märkimisväärselt odavamaks, nagu me teame koguste pealt, suuremate koguste pealt. Seega selle ümbertöötlusega sama asi, et mida rohkem on ümbertöötav sisend ja väljund. Ja see väljund on tunduvalt odavam. Kuule, aga väga hea ja tänud tulemast arutama sel teemal. Aitäh, et kutsusid.